kunstivaldkonna huvikoolide näidisõppekava. Selle näidisõppekava eesmärgiks on olla kunsti huvikoolidele abiks ja lähtepunktiks oma kooli õppekava ja selle alusel loodavate ainekavade loomisel ja arendamisel. Näidisõppekava valmis Eesti Kunstikoolide Liidu liikmete ühise tööna. Näidisõppekavas on ära toodud, millised võiksid olla kunstikooli tegevuse aluseks olevad väärtused, õpilaste poolt saavutatavad kunstipädevused ja üldpädevused, nende saavutamiseks vajalikud õpikogemused, õpetaja ja hindamine. Väärtused. Kunstikooli õpilane armastab kunsti ja soovib sellega süvendatult tegeleda. On loov, avatud, tähelepanelik, julge ja ettevõtlik, uudishimulik, vastutusvõimeline, aus ja eetiline. Kunstipädevused. Kunstikoolide eesmärk on kujundada oma õppijate kunstialaseid ja üldpädevusi. Võib öelda, et kunstikoolis õpitakse selgeks üks uus keel, kunstikeel. Selle oskamine ehk siis visuaalne kirjaoskus tähendab, et õpilane tunneb tähti, milleks kunstikeeles on punkt, joon, pind, värv, vorm. Oskab neid tähti kasutades moodustada sõnu, see tähendab luua kujundeid. Oskab moodustada sõnadest lauseid, see tähendab kombineerib kujundeid tervikuks ehk kunstiteoseks. Selle terviku loomiseks on vajalik grammatika. Selleks on kunstikeele puhul kompositsiooniõpetus ehk teadmised sellest, kuidas osades terviklik kunstiteos kokku panna. Samuti on enda loominguliseks väljendamiseks vajalikud baasoskused, see tähendab erinevate kunstiliikide ja tehnikate alased teadmised ja oskused. Suudab loodud teosega edastada soovitud ideed, valida selle idee edastamiseks kõige paremini sobiva kunstiliigi. Valdab nii enda kui teiste poolt loodud kunsti mõistmiseks, mõtestamiseks ja sellega suhestumiseks vajalikke tööriistu. Üldpädevused. Kunsti kaudu ja selle abil kujuneb õpilase isiksus, areneb loovus, suhtlusoskus ja paljud muud eluks vajalikud oskused. See tähendab, et arenevad ka õppijate üldpädevused. Kunstikoolis õppides areneb õpilase suhtluspädevus. See tähendab, et kunstikooli lõpetaja soovib ja suudab ennast kui loojat esitleda, näiteks näituse, portfoolio, esitluse või muus vormis. Ta soovib ja suudab väljendada oma arvamust nii kunstikeeles, suuliselt kui kirjalikult. Kunstikoolis areneb õpilase kultuuripädevus. Kunstikooli lõpetaja on laia silmaringiga ja teadlik kultuuritarbija. Ta orienteerub nii mineviku kunstiloos kui kaasaegses kunstis ning näeb seoseid ühiskonna ja kunsti arengu vahel. Lisaks tunneb kunstikooli lõpetaja oma kultuuri ja väärtustab seda globaalses kultuuriruumis. Kunstikooli õpilane teab, et kõik algab ideest, mõttest. Ta oskab ideid genereerida ja leida paljudest variantidest sobivaima. Seega, kunstikooli lõpetaja oskab kriitiliselt ja analüütiliselt mõelda ja probleeme lahendada. Kunstikooli õpilane oskab õppida ja tööd teha. Tal on head sotsiaalsed oskused. Ta oskab oma tegevust planeerida, tööprotsessi juhtida ja süveneda. Lisaks oskab ta teha koostööd, on vastutustundlik, austab ennast, teisi ja keskkonda. Ta aktsepteerib inimeste erinevusi ja arvestab nendega suhtlemisel. Ta on valmis ennast pidevalt edasi arendama nii kunstialaselt kui isiksusena. Ta teab, millised on kunstiga seotud elukutse valikud. Kunstikooli õpilane valib ja kasutab sobivaid digivahendeid kunsti loomiseks. Oma loomingu tutvustamiseks ja kultuuri tarbimiseks on ta valmis ise uusi digilahendusi otsima ja neid õppima. On kursis digiavaldamise reeglite ja digiturvalisusega. Õpikogemused. Õpilased tegutsevad kunstikoolis toetavas, loovas, igaühe eripära tunnustavas tagasiside rikkas õpikeskkonnas. Kunstikoolis saab igale õppijale osaks eduelamus, vigadest õppimise positiivne kogemus ja rõõm loodust. Õppijad saavad kunstikoolis süvenemise, pingutamise ja vastutamise kogemuse. Kunstikoolis saavad õpilased mitmekesise praktilise loomekogemuse nii jäljendaval kujutamisel kui kaasaegsete kunstiteoste loomisel. Nad katsetavad erinevate kunstitehnikate, meetodite, žanrite, stiilidega. Kunstikoolis saavad õpilased nii enda, kaaslaste kui mineviku ja tänapäeva kunstnike tööde analüüsimise ja teadvustamise kogemuse.
Nad õpivad oma töid esitlema ja jäädvustama, küsima ja vastuseid otsima ning loovaid ja uudseid lahendusi leidma ja katsetama, ideid välja pakkuma, analüüsima, teadvustama kunsti seost kultuuri ja ühiskonnaga, teadvustama kunsti seost keskkonnaga ning sel teemal arutlema, analüüsima materjalide kasutamist keskkonna aspektist ja taaskasutama. Kunstikooli õpilased osalevad kunstisündmuse, näiteks näituste organiseerimises, saavad võimaluse olla nii kunstniku, kuraatori, giidi, kriitiku kui ajakirjaniku rollis. Olulisel kohal on regulaarne näituste ja teiste kultuurisündmuste külastamine nii füüsiliselt kui virtuaalselt. Kunstikoolis toimuvad kohtumised loomeinimestega. Kunstikoolis kasutatakse erinevaid ja paindlikke õppevorme. Olulisel kohal on teoreetiline ja praktiline õpe, sessioonõpe, virtuaalõpe ja suvepraktika. Rikkus ja mitmekesisus valitseb ka kunstikooli õpikeskkondades. Õpitakse kõikjal, nii kunstikoolis kohapeal kui virtuaalses keskkonnas, õues, näitustel, muuseumides, kultuuriasutustes. Kunstikoolis kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sealhulgas projektõpe, probleemõpe, õpipoisiõpe, individuaalne, paaris- ja grupitöö ning reflekteerimine. Õpetaja. Kunstikooli õpetaja on õpetav kunstnik. Ta on uudishimulik, avatud, julgustav, armastab kunsti, austab õppijaid, ennast ja kolleege. Loob õppekeskkonna, mis toetab loovust, avatust ja arvamuste paljusust. Toetab õppijaid tagasisidega. On laia silmaringiga ja jälgib uut ning õpib pidevalt juurde. Seob aineid ja valdkondi. Teeb koostööd kolleegidega nii samast koolist kui teistest kunsti-, üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidest. Kunstikooli õpetaja on oma õpilastele eeskuju kunstioskustes. Kasutab eriala termineid, muudab kunstikeele laste jaoks arusaadavaks ja tähenduslikuks. Toetudes Eesti kultuurile, aitab õpilastel tutvuda maailma kultuuriga. Hindamine. Kunstikoolis toimuv hindamine ja tagasiside lähtub õpilase arengust ja personaalsusest. On õppijale arusaadav ja ülesandele sobiv. Peamiselt kasutatakse kujundavat hindamist õppeprotsessi käigus. Lisaks analüüsitakse perioodiliselt seatud eesmärkide poole liikumist ja vähemalt korra aastas saab õpilane taas esitatavas vormis tagasiside. Neist põhimõtetest lähtuvalt otsustab iga kunstikool ise konkreetsed hindamisviisid ja võib koos õppijatega koostada üldise hindamismudeli, mis sisaldab üldpõhimõtteid, hindamisviise ja meetodeid. Kunstikoolis kasutatakse hindamisel erinevaid meetodeid. Õpilase eneseanalüüs, grupianalüüs, õpetajate analüüs, arenguvestlus. Kõik need võivad toimida nii suuliselt, kirjalikult kui virtuaalselt. Analüüsitakse nii kavandeid, poolikuid töid, tööprotsessi kui valmis töid, mis võivad olla esitatud kas portfoolio, ülevaatuse või näitusena. Loodame, et see näidisõppekava on abiks kõigile kunstikoolidele. Iga kool otsustab ise, milliseid õppeaineid millises mahus soovitud pädevuste saavutamiseks õpetatakse. Õppekava on oma eesmärgid täitnud, kui iga kunstikooli õpilane on loov ja suudab ennast kunstikeeles väljendada ning armastab ja soovib sellega edasi tegeleda. Kunstivaldkonna huvikoolide näidisõppekava valmis Eesti Kunstikoolide Liidu liikmete ühise tööna.